No, tere õhtust. Siin Kotkajärve Metsaülikool 24. augustil. Nimetan kiirelt, et Heino Susi ajalooline loeng, mis me täna kuulame, peeti Kotkajärvel 1978 ehk 43 aastat tagasi. Aga enne programmi lähenemist ma nimetan ja tänan meie 3 suurt sponsorit, Eesti Haridusministeerium, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Sihtkapital Kanadas. Ilma nende toetuseta poleks meie virtuaalne programm võimalik olnud. Nimetan ka, et Heino Susi isa Arnold Susi oli 1939 Eesti viimane vabariigi haridusminister enne sõda. Ja ma nimetaksin ka, et teda saadeti Siberisse, selle ameti pärast, ja et seal ta kohtas ja sai sõbraks Aleksandr Solženitsõniga. Gulag arhipelago autor nimetas Arnoldit mitmes kohas oma raamatus, aga ma ei jõudnud neid üles kõik otsida. Aga see selleks. Ma annan nüüd sõna üle Gabi Lokile, kes on palju vaeva näinud meie virtuaalse programmi koostamisel. Ja Olev, kas Olev on kohal? Jah, Olev on kohal küll. Okei, no siis peale Gabi sõnavõttu Olev Trass tutvustab meile lektorit ja pärast loengu täiendab ja võtab asjad kokku professor Andres Kasekamp, kes on Eesti õppetooli juhataja Toronto ülikooli juures. Niisiis, palud Gabi, sul on sõna. Ja, tähendab, see projekt algas õieti väga lihtsalt, et me tahtsime teha saadavale inimestele kõik need ajaloolised loengud, mis on Metsaülikoolis salvestatud üle aastate. Aga siis see kasvas natuke suuremaks ja me valisime osa loenguid, näiteks nüüd täna Heino Susi oma, et me kuulaksime neid jälle ja oleks mingi värske ülevaade sellest. Ja selleks me oleme palunud Andres Kasekamp Heino Susi loengut nagu kommenteerima. Aga meil on ka võimalik teisi ajaloolisi loenguid täna kuulata, kui te lähete Metsaülikooli selle 21. aasta päeval, et te näete, et seal on üks käbi, mille peal ütleb M klassika ja sealt te võite leida täna 4-5 ajalood käsitlevad loengud, mida me oleme üle aastate pakkunud. Neid me pakume veel selle nädala jooksul erinevatel teemadel, aga septembrikuus peaks 100 loengut kõikidele olema kättesaadaval. Ja nüüd Olevile palun Heino tutvustamiseks. Nii, hallo, kas te kuulete mind? Jah, kuuleme. Jah, kuuleme. Väga hea. Nii, siis ma nimetan mõningaid huvitavaid asju Heino Susi kohta, kes oli, peaks ütlema, üks haruldane inimene. Ta oli kutseliselt keemik ja väga edukas keemia uurimistöö tegija. Ta oli samuti kirjanik, ta oli ajaloolane, aga kõige enam oli ta pühendunud eestlane. Heino oli Soome poiss, kes nagu paljud teised Eesti noored mehed läks Soome sõja jooksul 43-44. 44 tuli ta tagasi Eestisse. Võitlused olid Eesti pinnal, paljud jäid sinna maamulda. Heino igatahes pääses, tegi läbi Tšehhi põrgu, millest me oleme kuulnud, jäi sinna vangiks, põgenes aga ja sai lõpuks Lääne-Saksamaale. Lääne-Saksamaal alustus tema haridustee, edasi USA-sse, doktorikraad keemias
ja uurimist Põllumajandusministeeriumi laboratooriumis Philadelphias. Heino on kirjutanud mitmed raamatud. Need on põhiliselt tegelikkusel toimunud asjad, mida on ta ise läbi elanud. Sarviku sulased on üks nimi ja kokku on vist 4 raamatut. Tema panused Metsaülikoolile on olnud tohutult mitmekesised, alates 1972 ja lõpetades 1987. aastal. Loengud, huviringid, õppe- ja arutlusringid ja 15 aasta jooksul on panuseid olnud veel muidki. Ma nimetan lihtsalt 2 mitmetest. Üks on, et Heino oli esimese Kotkjärve Metsaülikooli albumi toimetaja. Album ilmus aastal 1984 ja ma tean, et Heino oli ääretult tubli toimetaja, kes kõik teisi taga ajas, mis lõpuks said ka siis heaks raamatuks valmis. Nii et tema oma raamatud, Metsaülikooli album, aga siis veel üks raamat, mis on midagi väga ebatavalist ja selle nimi on või pealkiri Lugusid möödunud aegadest. Autor ametlikult Erik Virpsoo varjunime all, tegelikult Heino Susi, see sai välja antud Metsaülikooli poolt ja väga-väga väikses formaadis mugeldatud 100 eksemplari Eestisse. See ilmus kuskil 86 või 87. Mis on aga ehk oluline nimetada on see, et seda raamatut esimese Eesti Vabariigi valitsus Mart Laari peaministriks oleku ajal trükkis sellest lugusid möödunud aegadest 25 000 eksemplari, et Eesti koolidel oleks üks usaldusväärne ajalooraamat. Nii, 87. aastal toimus palju. Metsaülikool toimus mitte ainult Kanadas, vaid ka Rootsis ja Soomes. Peale neid läks Heino Eestisse. Ta oli Metsakoolis MÜ nagu programm Kotkjärvel ja muidugi Metsaülikoolis 27. aastal. Aga kurb öelda, kui ta siit Kotkjärvet lahkus, ainult mõned päevad hiljem lahkus ta meie hulgast. Ma tahaks öelda, et Heino Susi oli üks hea inimene, minu ja paljude teiste südamlik sõber, aga ikka kõige rohkem pühendunud eestlane. Ta jättis palju järgi Metsaülikoolile ja ühte neist kuuleme me järgmiseks. Head kuulamist. Tema on ameti poolest keemik. Tal on doktorikraad Purdue ülikooli juurest. Huviala on temal Eesti ajalugu ja ta on kirjutanud 2 raamatut Eesti sõduritest Soomes Teise maailmasõja ajal. Teemaks on, kuidas Eesti sai iseseisvuseks. Heino Susi. Ma tahaksin rääkida täna ühest perioodist Eesti ajaloos, kus eestlastel on läinud hästi. Viimasel ajal on olukord olnud võrdlemisi kurb, juba minu ajal, minu generatsiooni ajal ja rohkem veel siin praeguste õpilaste kasvamise ajal. Eesti on meeletult raskes olukorras ja me oleme nagu harjunud selle mõttega, et me ei saa mitte midagi teha, muudkui kannatame ja harjume sellega ära, mis tegelikult on. Aga see ei ole alati niimoodi olnud. Ja ma olen alati veendunud olnud, et selleks nüüd oma praegust olukorda mõista ja et praegust Eestit mõista ja ka et ise ennast natukene mõista. Selleks on palju kasu sellest, kui me natukene vaatame tagasi ja vaatame, mis Eestimaal varematel aegadel juhtunud on. Kuidas olukord niisuguseks on kujunenud, nagu ta praegu on kujunenud. Ja nendest Eestimaa möödunud aegade sündmustest üks kõige olulisem periood on see Eesti iseseisvaks saamise periood, umbes 1917 kuni 1918.
21. See oli üks aeg, kus meie rahval tõesti avanes võimalus ennast püsti ajada ja avanes võimalus Eesti elu ja Eesti kultuuri arendada niisugusel viisil, nagu see meile omale meeldis. Aga neid võimalusi oli vaja ära kasutada ja see on ka üks nendest võimalustest, üks nendest ajajärkudest Eesti ajaloos, kus siis meie rahvas ja juhtkond ja meie ise tõesti kasutasime ära kõik need võimalused, mis meile olid antud ja niimoodi saavutati iseseisvus, mis oli sinnamaani paistnud olevat peaaegu utoopiline ja väljaspool võimalikkuse piire. Selle ajajärgu kohta võiks veel ühte asja ütelda, mis on väga huvitav. Tookord Eesti ühiskond oli arenenud juba teatavasse punkti tsaari ajal, enne seda, kui iseseisvuse liikumine otseselt algas. Ja see Eesti ühiskond tookord ei olnud mitte monoliitne, vaid ta oli harudnenud õige mitmesse omaette liikumisse. Need omaette liikumised või need omaette, kui te soovite, poliitilised erakonnad, mis olid tekkinud, ei olnud mitte marssimas käsi käes. Iseseisvuse saavutamine ei tulnud mitte nii, et rahvas nagu üks mees tõusis püsti ja raputas endalt võõra ikke ja üksmeelselt mindi ja marssiti orkester ees ja Eesti lipp taga. Vaid oli arenenud sajandi algusest peale. Eesti kultuuri oli arenenud Eesti ühiskonna korralduse nii-öelda põhialused. Ja need põhialused olid jagunenud 3 suuremasse rühma. Nii et 3 rühma tegutsesid täiesti omaette ja olid omaette üksteise suhtes võrdlemisi kriitilised ja isegi tigedad üksteise vastu. Sellele vaatamata, kui võimalus oli tõesti midagi teha ja kui võimalus oli nüüd seda Eestit, mis 700 aastat oli orjastatud olnud, kui järsku võimalus oli seda Eestit iseseisvaks muuta, siis töötasid need lahus olevad ja omaette marssinud rühmad järsku koos. Ja sellest see lause, et lahus marssida ja koos lüüa. Selle juhtlause püstitas kirjanik Karl Ristikivi nüüd siin Paguluses, kui ta ära tüdines nendest ühtsuse nõuetest, mis pagulaskonnas ikka ja jälle esile kerkivad. Miks pärast me oleme lõhenenud, miks pärast tehakse asju oma ette, miks pärast me kõik ühe mütsi all ei ole. Loomulik demokraatlik erakond või loomulik demokraatlik ühiskond ei ole niisugune, kus kõik on ühe mütsi all. Vaid see on täiesti loomulik, et ollakse oma ette, et marssitakse lahus. Aga siis, kui olukord niisugune on, et on vaja koos tegutsemist, siis on vaja koos lüüa. Ja kuidas seda lahus marssimist ja koos löömist tookord tehti Eesti iseseisvuse sünni ajal, seda me siis vaatame nüüd siin natukene lähemalt. Sajandi alguses oli välja kujunenud ühiskondlikult Eestis, kui me nii hästi suure laastuga lööme, 3 põhivoolu. Ja need põhivoolud olid organiseeritud juhtkonna ja võrdlemisi nii silma paistvate isiksuste ümber. Kõige vanemaks liikumiseks tookord oli rühm, mida me siin lihtsuse mõttes nimetaksime Jaan Tõnissoni rühmaks. Jaan Tõnisson oli tookord kõige vanem ja kõige suurema prestiižiga Eesti rahva juht. Tema peamine funktsioon oli seisis selles, et ta oli ajalehe toimetaja, Tartu Postimehe toimetaja, ja ta oli selle aja peale juba aastakümneid töötanud selle kallal, et rahva iseteadvust tõsta ja rahvast, kuigi ta ei teadnud seda, aga sisuliselt kujunes see nii välja, et ta rahvast valmistas ette iseseisvusele. Tõnisson oli rahvuslane, ta oli konservatiiv ja ta oli põhiliselt demokraatlikult mõtlev inimene. Ta ise muide ei joonud, ei suitsetanud ja käis hoolega kirikus. Ja kõike seda 3 pandi talle aeg-ajalt pahaks, kuna see ei vastavat mitte Eesti rahva loomusele. Teiseks suurkujuks samal ajal oli Konstantin Päts. Tema ka toimetas ajaleht ja tema ajalehe nimi oli Teataja. Et võrreldes Tõnissoniga
Päts rõhutas majandusprobleeme, eriti vaesemate inimeste olukorda ja selle asemel, et nüüd nii suuri rahvuslikke sõnu teha, vähemalt algperioodil, enne iseseisvuse aega, püüdis tema püsida praktilistes raamides ja püüdis siis võidelda majandusliku olukorra paranemise eest inimestel, sellepärast, et ilma majandusliku olukorra paranemiseta tema arvates mingisugusel rahvuslusel ega suurtel sõnadel ei ole mingisugust mõtet. Nii et Päts tookord asus nii-öelda Tõnissonist vasakul selles mõttes, et ta oli rohkem rahvamees ja Tõnisson oli rohkem ideoloog või idealist, kuigi nad seda mõlemad olid. Kolmas suur grupp, mille me nüüd oleme ära unustanud ja siin Paguluses tahetakse teadlikult ära unustada, olid Eesti sotsialistid. Ja see oli võib-olla kõige suurem grupp. Nende juhtkonda kuulus mitu meest, Mihkel Martna, August Rei, Karl Ast ja sotsialistide hulka kuulusid ka muide meie kõige suuremad vaimuinimesed tookord. Gustav Suits ja Friedebert Douglas, kirjanikud ja kirjanduskriitikud. Terve meie kultuuri taassünd, terve noor Eesti liikumine käis käsi käes sotsialistliku liikumisega või sellega, mida meie nüüd nimetaksime sotsiaaldemokraatiaks. Nii olid siis kujunenud enne, kui iseseisvuse võitlus tegelikult peale hakkas, oli kujunenud 3 suurt rühma. Tõnissoni mehed, Pätsu mehed ja sotsid. Ehk sotsialistid. Muidugi väiksemaid gruppe ja uusi gruppe tekkis ka juurde ja varsti me näeme, et tuli veel üks uus erakond juurde, mille nimi oli Tööerakond. Nüüd ma tahaksin siin lugeda nende 3 voolu iseloomustust, nii nagu seda on andnud kirjanik Karl Ast. Karl Ast oli poliitik ja kirjanik. Väga avara silmaringiga inimene ja väga osava sulega inimene. Tema oli sotsialist ja annab need nii-öelda selle iseloomustuse sotsialistlikust seisukohast. Aga sellele vaatamata ma usun, et see iseloomustus Pätsu ja Tõnissoni ja sotside kohta enne iseseisvuse aega. Et see on siin väga ilusti antud, kui me meeles peame, et see ei ole, ta ei püüagi olla erapooletu, ta on erapoolik hindamine. Tõnissoni kohta ütleb Karl Ast niimoodi. Postimehe, see on Tõnissoni ajaleht. Postimehe relvad olid ihutud sisuvaese rahvusluse ning kiriklikkuse sepikojas. Jaan Tõnissoni tiraadid juhtkirja kohtadel kubisesid säärastest veninud mõistetest, nagu elupikkune edu mõte, rahvuslik endas olemine, truudus esivanemate mälestusele, kõlbeline kodu ja kristlik meelsus. Rahvuslikuks ideaaliks kuulutati kasinus ja kainus, pastlakultuur, vöökiri ja mulgikõrt. See on ilmselt väga kriitiliselt öelda. Ja kui me püüame nüüd seda Asti kriitikat natukene leevendada ja vaadata, milles siin tegelikult jutt on, siis me näeme, et see on niisugune rahvuslus, nagu meie siin Paguluses sellega harjunud oleme. No mulgikõrt, üks ole, ja pastlad ei ole suure tähtsusega, aga rahvatants ja vöökirjad ja tanud ja need pitsikesed ja paelakesed, mis peavad täpselt niimoodi ja teistmoodi olema rahvariiete juures. Ja see kõlblus ja see kiriklikkus, mis on meil siin nii tugevasti juured ajanud pagulaskonda, nagu Eesti rahvas veel siiamaani kirikus ei ole käinud, nii käivad nemad nüüd. Palju sellest pagulusrahvuslusest, ja ma mõtlen väga positiivselt, ega palju sellest Eesti hilisemast rahvuslusest on nimelt pärit niisugusest Tõnissoni mõttelaadist. No, mis ta Pätsu kohta ütleb, Karlas? Tema suhtus Pätsusse tookord positiivselt. Teata oli nagu äikese ilmaga kaasas käiv õhupuhastus. Tuleb imestada, millise julgusega Päts oma ideed teostama asus. Ta värbas uue lehe toimetusse tolle ajastu silmapaistvamad valitseva korra vastased. Küsimata, kas ta enda radikaalsus selliste äärmuslikkusteni ulatus. Toimetuses hakkasid mõõduandvalt oma ideoloogiat arendama säärased tüsedad jõud nagu Mihkel Martna ja Eduard Vilde.
Päts töötas koos nendega, kes olid protestivaimu täis tookordse ühiskonna vastu ja eriti tookordse sakslaste poolt valitsetud Eesti ülemkihi vastu. Mihkel Martna muide oli Eesti sotsiaaldemokraatide juht ja õieti selle erakonna asutaja ja Eduard Vilde oli esimene Eesti realistlik ja isegi kohati peaaegu naturalistlik romaanikirjanik. Et need olid tõesti täitsa uued ja värsked jõud, kes siis Pätsuga tookord koos töötasid. Sotside enda kohta ütleks ta niimoodi. Milline isamaa armastus ja rahvuslik teadvus võib olla inimestel, kes asuvad justkui tuule peal, alatoitluses ning õiglusetuses. Sellist järgi omasid kõik moonakad, päevatöölised ja vabadikud maal ning hulk kehvikuid linnades. Sotsialistlik mõttelaad on põhiliselt muidugi ta rõhutab klassivahesid ja klassiolukordi, palju rohkem kui ta rõhutab rahvuslikke olukordi ja rahvuslikke vastuolusid. Nii oli siis need 3 rühmitust siin välja kujunenud, ütleme 1917. aastaks. Oli lahus marsitud ja üksteise peale oldi muide väga tige. Kutsuti kokku koosolekuid, see oli küll varem ülemaalisi rahvuslikke koosolekuid ja kui siis oma mehed pukki ei saanud, siis marsiti välja, ei tehtud üldse sellest tegemistki, et seda tingimata seda ühemeelsust säilitada. 27. veebruaril 1917 leidis Venemaal aset suur revolutsioon. Eesti oli olnud Venemaa osa selle aja peale umbes 200 aastat ja nüüd sellega, et see Vene suurriik järsku kokku kukkus, sellega oli meil siis võimalus nüüd ennast liigutama hakata, hingama hakata ja hakata tõesti töötama Eesti kasuks. Ja see oli nüüd esimene suur pahmakas, kus oli siis võimalik võib-olla koos midagi teha ja koos töötada. Ja me näeme, et seda ka tõesti tehti nendele lahkoludele vastamata. Revolutsioon Venemaal oli 27. veebruaril. Ainult 2 nädalat hiljem, 11.–13. märtsini kutsuti Tartus kokku suur Eesti organisatsioonide kongress, et otsustada, mis me siis nüüd tegema hakkame. Venemaa keskvõim on kokku varised, meie oleme siin eestlased oma Eestimaal, mis me teeme. Ja otsustati, et on vaja välja töötada Eesti omavalitsuse seadus, nii-öelda põhiseadus niisugusel alusel, kuidas meie eestlased ise oma maal asju ajame. Ja sellesse komisjoni, kes selle põhiseaduse pidi, või ütleme, maa valitsemise seaduse pidi välja töötama, valiti 3 meest. Üks oli Jaan Tõnisson, teine oli Konstantin Päts ja 3. oli Otto Strandman, vasakpoolsete poolt. Nii et niipea, kui see võimalus siis tekkis, see oli vist esimene kord ja võib-olla viimane kord, kus Päts ja Tõnisson koos töötasid. Aga selles komisjonis töötasid nemad koos ja 17. märtsiks, 4 päeva hiljem, oli terve see seaduse eelnõu valmis. Nii et nii kui see Vene riik kokku kukkus, hakati meil palavikuliselt taguma seda rauda, et mis me siis nüüd ise teeme, ajame ennast ise püsti ja katsume Eestimaast teha midagi, mis on tõesti omapärane ja mis on Eestimaa vääriline. 17. märtsil anti see eelnõu Vene ajutisele valitsusele, revolutsioonilisele valitsusele. Nüüd see esimene revolutsiooniline valitsus ei olnud mitte kommunistid Vene. Need olid suhteliselt mõõdukad, nii ütelda demokraatlikult mõtlevad inimesed. Nad olid ka vene rahvuslased ja vene šovinistid ja neil ei olnud õieti mingisugust huvi seda suurt Vene impeeriumi kohe lahutama hakata. Aga teiselt poolt, kuna nad olid revolutsioonilised, siis nad ei saanud ka seda rõhumist niisugusel kujul edasi viia, nagu see tsaari ajal oli olnud. 17. märtsil esitati siis Eesti iseseisvuse eelnõu Vene valitsusele. See oli mõeldud nii-öelda autonoomse osariigina Venemaal. Midagi ei juhtunud. Vürst Lvov oli venelaste peaminister
Ta oli mures, et kui nüüd eestlased hakkavad hüppama, siis hakkavad lätlased, siis hakkavad leedulased, siis hakkavad ukrainlased, poolakad niikuinii hüppavad, juba soomlased, mis sest Vene riigist siis saab, tule taevasappi. Ja nädalapäevad ei juhtunud mitte midagi. Järgmiseks Peterburi eestlased. Peterburis on praegune Leningrad. Oli maailmatu suur Eesti koloonia, seal elas neid kümnete tuhandete kaupa. Ja Peterburi eestlased solidaarsusest Eestimaa eestlaste vastu korraldasid maailmatu suure rongikäigu ja meeleavalduse, et sellele Eesti autonoomia nõudele nii-öelda tähelepanu juhtida. Vene valitsus asus tookord ühes lossis, mille nimi oli Tauria Paree. Vene peaministriks oli vürst Lvov. Ja ühel ilusal päeval ilmus sinna Eesti rongikäik. Me oleme harjunud siin rongikäike nägema, vahest Torontos, vahest Washingtonis 1-2 inimest ja me oleme väga uhked enda peale. Sellel rongikäigul oli kokku aetud 40 000 inimest. Peaaegu iga mees, naine ja laps, kes Peterburis elas. Nende 40 000 inimese hulgas oli 15 000 sõdurit. See on umbes 3 rügementi sõdureid. Ja marssimisel mängis neile 30 orkestrit. Nii et see 40 000 inimest hakkas siis selle Vene peaministri lossi eest mööda marssima tundide ja tundide ja tundide kaupa. Lipud lehvisid ja üks orkester teise järele. Ja vastupidi sellele, mis me siin Washingtonis nüüd teeme, meid ei peeta millekski, aga see meeleavaldus tookord avaldas tõesti mõju. Vene juhtkond läks nii-öelda paanikasse. Ja leiti, et kõige õigem, mis me teha saame, on anname eestlastele nüüd natukene järgi, et võib-olla jäävad siis vait. 26. märtsil oli see rongkäik, mis kestis tundide ja tundide kaupa. Ja 30. märtsil kinnitati venelaste poolt Eesti omavalitsuse seaduse eelnõu. See omavalitsuse seadus oli siis üks uus seadus, mis Eestimaal oleks andnud valitsemise eestlaste kätte. Muidugi side Suure Venemaaga pidi jääma, me pidime mingi osariik või midagi niisugust olema. Ja selleks sidemeheks või Vene keskvõimu esindajaks pidi olema siis Vene kindral Kuberner. Aga venelased olid ise tookord sassis, nad ei teadnud, mida vanast ajast üle võtta ja mida uut moodi teha. Ja üle Venemaa nende oblastite kubernerideks olid Vene kohalikud ja smestvode, need on Vene talupoegade esinduste esimehed või siis suuremate linnade linnapea. Ja kuna nad õiget meest ei leidnud, siis pandi nii-öelda Vene keskvõimu esindajaks Eestisse Tallinna linnapea, mille nimi oli Jaan Poska. See on üks läbi ja läbi Eesti mees, pärast oli ta Eesti Vabariigi välisminister ja tema siis nii-öelda pro forma pidi esindama Vene keskvõimu Eestit. Tagajärg oli see, et keegi ei esindanud Vene keskvõimu. Me tegime ise, mis me saime ja tegime nii hästi, kui me oskasime. Ja kõige tähtsam asi, mis tookord läbi viidi, oli muidugi üldvalimiste korraldamine. Neid ei olnud võimalik teha veel otseste üldvalimiste kaudu, sest taheti ilmatu kiiresti seda asja teha ja selle asemel korraldati siis kaudsed valimised ja kaudsete valimiste abil astus kokku Eesti maapäev või maanõukogu. 2 nime on tal, ma ei tea isegi kumb see ametlik. See oli 17. aastal astus siis esimest korda üle 700 aasta või õieti esimest korda Eesti ajaloos astus kokku Eesti rahva demokraatlikult valitud esindus, kes pidi siis nüüd otsustama hakkama, mis sest Eesti rahvast edasi saab. 1. juulil astus see maapäev esimest korda kokku ja moodustati maapäeva juhatus, moodustati maapäeva poolt, moodustati niinimetatud maavalitsus, mis oligi siis nii-öelda riigivalitsuse nagu esiisaks või algastmeks ja selle maavalitsuse esimeheks või nii ütelda peaministriks sai Konstantin Päts. Et Pätsul olid tookord sellel perioodil, Päts oli Tõnissonist mitmes suhtes ees.
Selle lühikese ajaga peale revolutsiooni tehti ära maailmatu hulk praktilist tööd. Töötati välja maavalitsuste osakonnad, omavalitsused, 1000 asja, kõik nüüd puht eestilisel alusel. Kõige tähtsam asi, mis peale seda revolutsiooni kohe läbi viidi, oli Eesti sõdurite kodumaale kutsumine. Eesti sõdurid olid muidugi mobiliseeritud Vene sõjaväkki ja neid oli üle suure laia Venemaa laiali ligemale 100 000 meest. Kui me midagi tahtsime teha Eesti heaks või Eestist arendada nii-öelda iseseisvat elujõulist ühikut, siis sõdurite koju kutsumine oli see kõige olulisem asi. Kui sul 100 000 kõige paremat meest on kodumaalt väljas, siis ei saa mitte midagi teha. Ja üks kõige suuremaid liikumisi, mis tookord veebruaris aset leidis peale veebruari revolutsiooni, oli Eesti sõjaväelaste kodumaale kogumine ja Eesti rahvusväeosade loomine. Ja loodi Eesti pinnal juba 3 või 4 uut rügementi Eesti diviis. Ja kutsuti siis ka kohale üle Venemaa kõrgemad, suhteliselt kõrgemas augraadis olevad Eesti ohvitserid ja pandi seda Eesti sõjaväge juhtima. 3 nime, kes sellest ajast meeles on Eesti nimekate ohvitseride hulgast, keda võiks teada, on pärastine kindral Laidoner, tookord kolonel Aleksander Tõnisson ja kolonel Ernst Põder. Kõikidest said pärast kindralid ja kõik juhatasid pärast Eesti vabadussõda. Nii palju siis Vene revolutsioonist. Ma ütlesin, et see oli peamiselt demokraatlik revolutsioon. Aga tegelikult Venemaal leidis tookord aset 2 revolutsiooni paralleelselt. Kui valitsus võeti üle suhteliselt mõistlikute meeste poolt, siis samal ajal kommunistid asusid organiseerima üle terve Venemaa niinimetatud tööliste ja talupoegade nõukogusid ehk sovjet. Ja samal ajal, kui tekkis keskvõim, seaduslik keskvõim Peterburis, samal ajal üle Venemaa ja ka Peterburis, kerkisid üles nagu seened peale vihma need kommunistlikud sovjetid või kommunistlikud nõukogude süsteem. Seesama leidis aset ka Tallinnas. Tallinnas moodustati Tallinna või Eestimaa tsentraalne sovjet ja see on nüüd tõesti õigus, see koosnes peamiselt venelastest. Tallinnas oli suur Vene garnison, palju madrusseid, palju sõdureid. Tallinnas oli ka võrdlemisi palju vene rahvusest töölisi, nii et see kommunistlik sovjet Tallinnas oli suurelt osalt venelaste käes ja venelaste mõju. Oli seega 2 valitsust kohe algusest peale. Nõukogude kesksovjet ja meie oma Maapäev ja Päts. Kuidagi moodi nemad elasid, üksteist nemad vangistasid, Poska pandi kommunistide poolt kinni ja siis lasti jällegi lahti. Ja politseivõim oli 2 vahel. Politsei esimeheks või politsei ülemaks Tallinnas, tookord nimetati seda miilitsaks, oli üks mees, kelle nimi oli Aleksander Hellat, kes manööverdas siis punaste vahel ühelt poolt ja valgete vahel teiselt poolt, et kuidagi moodi linnas korda pidada. Pärast ta tuli täiesti nii-öelda eestlaste poole üle ja temast sai Eesti siseminister. Niimoodi kestis see segadus ja 2 valitsuse aeg kuni 25. oktoobrini. Ja 25. oktoobril kommunistid lõhkusid ära, mis siial oli järel sellest nii-öelda demokraatlikust Vene valitsusest. Kommunistlik revolutsioon leidis aset Venemaal, Peterburis peaasjalikult ja sellega oli siis see lühikene venelaste flirt demokraatliku süsteemiga, mis kestis ainult paar kuud, oli möödas. See demokraatlik süsteem oli niivõrd lodev ja nõrk Venemaal, et see revolutsioon, see kommunistlik revolutsioon ei olnudki õieti mingi revolutsioon. Ööl vastu 25. oktoobrit püssimehed jalutasid mitmesugustesse ametasutustesse Peterburis ja lihtsalt võtsid selle asja üle. Tervet seda asja juhtis üks mees, kelle nimi oli Trotski. Ja Trotski ei teadnudki sest revolutsioonist midagi enne kui järgmine hommiku kuulis ja siis olevat ära minestanud heast meelest ja ehmatusest, et kommunistlik revolutsioon on aset leidnud ja võim on meie käes.
järgmisel hommikul olevat isegi Venemaal lehed ilmunud, kus veel revolutsioonist mingit teadet ei olnud, sest et lehtede trükikojad töötasid edasi, nagu mitte midagi juhtunud ei ole. Eestis nüüd tähendas see aga täielikku muutust. Nüüd oli Venemaa kommunistide käes. Mis saab siis nüüd edasi? Siiamaani oli loodetud, et me Venemaaga koalitsioonis või osariigina või autonoomiana saame elada, aga nüüd järsku on punased Venemaal pukis ja seesama Jaan Poska, kes oli siis tookord venelaste kuberneriks, ütles, et nüüd ei jää muud üle, kui Eesti iseseisvaks kuulutada. Venelastega meie, kommunistidega meie koos töötada ei saa. See seisukoht oli võrdlemisi üldine ja võeti seinast seina peaaegu eestlaste hulgas arvesse. Punastega me oleks saanud Venemaaga koos töötada, aga mitte punastega. Ja ma tahaksin ette lugeda ühe lühikese tsitaadi siin Postimehest ühest artiklist, mille kirjutas Friedebert Douglas. Friedebert Douglas oli, nagu ma ütlesin, üks meie vaimuelu keskseid isiksusi ja oli seda ka pärast iseseisvuse ajal ja samal ajal oli tema veendunud sotsialist. See on väga oluline, et see sõnavõtt tuli nimelt sotsialistide poolt, sest et rahva hulgas olid sotsialistlikud mõtted väga-väga laialt levinud. Ja kui Eesti sotsialistide juhtkond ei oleks kohe rahvuslikule seisukohale asunud, siis võib-olla ei oleks võimalik olnud Eesti iseseisvust üldse läbi. Sotsid päästsid meie iseseisvuse selles mõttes. Douglas kirjutas niimoodi. Kui see mitte tuul ära ei viinud mul seda, mis Douglas kirjutas. Ei, siin ta on. Kõik on kaalul. Kas olla riikliselt ja haridusliselt vaba natsioon või langeda tagasi endise orjuse ahelaisse. Kas parandada Paala lahingu vead? Paala lahing oli see, kus eestlased 13. sajandil kaotasid sakslastele. Või matta lõplikult maha kõik unistused heledamaist, vabamaist päevist. Kas olla või mitte olla, selles on küsimus. Meie hukkamineva laevaga ühes põhja minna ei taha. Meie oleme ise rahvas, omapärase kultuuriga, eristunud muist juba ammust ajast. Meie oleme suuremad kui montenegrolased, kõrgema haridusega kui albaanlased ja paremas maade teaduslikus seisukorras kui serblased. Meil peab olema õigus täieliseks kultuuriliseks enesemääramiseks, mis on võimalik ainult täielise poliitilise enesemääramise raamides. Vastasel korral ootab meid läkastus ja surm õhupuuduse käes. Nii kaugele enamus poliitikuid ei olnud üldse läinud. Poliitikud ei teadnud veel üldse, mis see uues olukorras peale hakkab. Aga Douglase poolt kui kirjaniku poolt tõsteti siis õige vara juba see iseseisvuse idee esile. Poska oli sellega nõus. Nüüd ei jää muud üle, kui Eesti iseseisvaks kuulutada. Oktoobri lõpus olid punased võtnud olukorra, olid punased võtnud võimu üle, ka Eestis. Aga nende võimu ülevõtmine oli ka niisugune poolik asi tookord. Nad olid täiesti organiseerimata. Eesti rahvusväeosad tegutsesid veel edasi, kinni veel kedagi ei olnud pandud. Formaalselt meie maapäev, see demokraatlikult valitud rahvaesindus tegutses veel edasi. Niimoodi maapäeva juhid tulid kokku ja otsustasid, et on vaja ütelda selge sõna nii-öelda välismaailmale ja punastele ja meile enestele. 15. novembril, see oli, kui võim juba punaste käes oli, tuli siis see Eesti rahvaesindus, Eesti maapäev Toompeal kokku ja otsustas kuulutada maapäeva kõige kõrgemaks võimuks Eestis. Tänav Eesti rahvaesindus on Eestimaal kõige kõrgem võim. Mitte kommunistid, mitte venelased, mitte sakslased, mitte parunid, mitte keegi. See 15. november on selles mõttes Eesti iseseisvuse aastapäev. Nagu ma ütlesin, venelased või punased tookord, et Tallinna punased olid ka suurelt osalt venelased, ei olnud suutnud organiseeruda veel küllalt, et niisugust asja takistada. Aga mis nad kavatsesid, olid see, venelaste juht, nimi oli Viktor kommunistide juht oli Viktor Kingissepp,
ja tema oli ajanud sinna lossi esisele platsile maailmatu hulga punaseid. Vene madrusseid, Vene sõdureid, Vene töölisi ja ka Eesti töölisi, kes kommunistlikud olid. Ja tahtis siis korraldada rahvakohtu nendele kuradi kodanlastele, kes tahavad Venemaast ennast lahku lüüa. Et niipea kui see kodanlik tähendab buržua või keskklassi või mitte tööliskonna. Niipea kui see kodanlik esindus oma lossist välja tuleb, peale oma otsust anname rahvakohtu kätte. Ma ei tea, kas ta tahtis seal üles puua või mis siial teha. Aga nende organisatsioon oli nii kehv, et selle rahvakohtu asemel läks lihtsalt hirmsaks löömiseks ja peksmiseks. Suurem jagu rahvasaadikut sai tulema terve nahaga ja teiste hulgas sai kogemata peksa Viktor Kingisse Pise, sellepärast teda ka ei tuntud veel oma vendade poolt küllalt hästi. No nüüd oli siis Eestimaa kuulutatud selles mõttes iseseisvaks. See küsimus oli, et mis saab siis nüüd edasi. 16. novembril üks päev hiljem astus siis juhatus kokku ja otsustada, mis edasi teha. Nüüd olukord oli niisugune, et oli ühelt poolt punane Venemaa, mis oli okupeerinud Eestimaa, teiselt poolt Saksa keiserlikud sõjaväed olid Eesti lõunapiiril või Lätimaa. Meil ei olnud võimalik praktiliselt mitte midagi teha. Sellele vaatamata maapäev otsustas, et me peame nüüd nii-öelda formaalselt tegutsema Eesti iseseisvuse kasuks ja formaalselt Eesti iseseisvuse välja kuulutama, sest et muud meil ei jää praegu üle. Seal oli mitu suuremat erakonda maapäevas. Ja seda taheti niimoodi teha, et see oleks enam-vähem üksmeelne, nii et tõesti terve Eesti rahvaesindus siis niisuguse otsuse vastu võtta. Kõik suuremad erakonnad olid selle iseseisvuse väljakuulutamise poolt, välja arvatud sotsiaaldemokraat. Nüüd vahepeal oli teada antud Venemaa, see on kõrvalmärge Venemaa asutava kogu valimised ja need tulemused Eestist. Ja ilmnes, et Eestis oli kommunistid said tookord maailmatu kõrge protsendi hääli, midagi 35 või 40%. See ei tähenda, et need inimesed oleks kõik punased olnud, sest kõik oli alles arenemas. See lihtsalt tähendab, et punaste kihutustöö oli olnud väga efektne. See tähendab ka seda ikkagi, et suur osa Eesti elanikkonnast oli põhiliselt sotsialistlikult meelestatud. Ja küsimus seisis nüüd selles, kas need Eesti legaalsed sotsialistid, kes Pätsuga ja teistega koos töötasid, kas nemad tahavad nii-öelda põhiliselt selle Eesti iseseisvusega kaasa minna või mitte. Ja kuni detsembri lõpuni, novembris oli see koosolek, detsembri lõpuni kestsid need vaidlused ja arutlused, esitati 1000 versiooni Soomega ühinemisest ja teistest asjadest. Ja siis sotside juht Mihkel Martna sõitis Soome, vaadata, mismoodi soomlased oma asjaga hakkama olid saanud. Ja soomlased ei olnud oma asjaga mitte teps hästi hakkama saanud, sellepärast et Soome nii-öelda vabadussõda kujunes peaaegu kodusõjaks, kus olid vasakpoolsed, parempoolsed vastu. Martna tahtis seda vältida. Nii ta jõudis Eestisse tagasi ja ütles, et Eesti sotsialistid liituvad nii-öelda kodanlastega, liituvad Eesti iseseisvuse liikumisega. Sellega oli terve suurem jagu Eesti rahvast kõik nüüd siis koondatud iseseisvuse sildi taha. On vaja, kuigi me olime lahus marssinud, nüüd on vaja jällegi koos lüüa. Mihkel Martna kui Eesti juhtiva sotsi seisukoht oli niisugune. Meie oleme Eesti iseseisvuse küsimust ilutsejate asjaks pidanud, kuid siin seisame nagu pakkus. Mõlemad pooled rusuvad meile peale. Iseseisvusega saame Venemaa ja Saksamaa vahel uue poliitiliste kombinatsioonide võimaluse, mis meile on kasulikum. Iseseisvuna jõuaksime meiegi kindlamalt teiste riikide kaitse alla kui Vene riigi osana. See on meile tähtis üldisel rahu tegemisel. Venemaa raskused ähvardavad peale sõja lõppu äärmiselt suurteks kasvada ja kokku langeva hoonemüraka rusude alla ei taha keegi jääda. Eesti sotsiaaldemokraat
1. veebruaril 1917. 18. Sellega olid sotsid üle tulnud ja sellega oli otsus tehtud, et Eestimaad iseseisvuse suunas liikuda. Martno võeti kahel käel teiste poolt vastu ja saadeti kohe välismaale Piibule ja Tõnissonile appi välispropagandat tegema Eestimaa jaoks ja seda tema ka tegi. Ja sellega tegelikult päästis Mihkel Martna ja päästsid need sotsid tookord Eesti rahva ühtsust. Nende hulgas oli, ma ütlen, väga võimsaid vaimuinimesi nagu Suits ja Douglas ja ka praktilisi juhte nagu seesama pärastine kirjanik, keda ma siin tsiteerisin, ja nooremate juhtide hulgas August Rei, kes oli ka läänepärase mõtlemisega inimene. Üks omaette pisike peatükk on, mille peale ma ei tahaks aega raisata, aga ta on minule omale nii hinges kinni, et ma siiski selle välja toon. Nimelt oli tookord üks pisikene Eesti partei, kes nimetas ennast Eesti sotsiaalrevolutsionäärid. Selle partei juhtkonda kuulusid väga kõrgete võimetega vaimuinimesed. 3 meest, kelle nimed silma torkasid, oli Hans Kruus, Gustav Suits ja Johannes Semper. Eesti sotsiaalrevolutsionäärid. Nemad ei läinud maapäevaga kaasa, nad ei läinud isegi sotsialistidega kaasa Eesti iseseisvuse pärast, vaid nendele oli see tööliskonna maailma revolutsioon siiski tähtsam kui Eesti iseseisvuse heaks töötamine. Ja 24. jaanuaril sõitis neist 2 meest, Hans Kruus ja Semper, sõitsid Peterburi, et siis uue nõukogude keskvalitsusega nõu pidada, et kas ei saaks ikka kuidagimoodi Eestimaaga koos tegutseda. Juhiti nemad ühe suhteliselt vähetuntud mehe juure, kelle nimi oli Jossif Stalin ja kes oli tookord vähemusrahvaste rahvakomissar. Ja Stalin oli neile kenasti naeratanud ja väga sõbralikku juttu rääkinud, et tal muidugi midagi Eesti iseseisvuse vastu ei ole, aga praeguses olukorras ei ole see mitte soovitatav ega ei tuleks Eesti töörahval mitte selles suunas tegutseda. Kruus ja Semper tulid tagasi ja jäid 2 vahele, nii nagu nad ennegi olid 2 vahel olnud. Nende partei aga, see sotsiaalrevolutsionääride partei, võttis omaks järgmise seisukoha. Meie partei kui nõukogude valitsust toetav organisatsioon nõuab Eesti töörahva valitsuse lõplikku kinnitamist ja pole mingisse kokkuleppesse astunud ega või iial astuda kodanlastega, tähendab keskklassidega ja mitte bolševikudega. Nüüd need 3 meest, 3 vaimuinimest, eriti Suits ja Kruus on väga-väga nii suure vaimse tagapõhjaga inimesed. Suits jäi Eestisse, temast sai suur patrioot, ta oli eesti kirjanduse professor Tartu Ülikoolis ja ta leidis täiesti tee Eesti iseseisvuse juurde. Hans Kruus oli ajaloolane ja peeti Eesti ajal üheks kõige võimsamaks ja võimelisemaks Eesti ajaloolane. Pätsu ajal peeti teda ka nii-öelda intellektuaalse opositsiooni juhiks Pätsulas, Eesti demokraatia esindajaks, tõesti soliidne mees, suure tagapõhjaga, haritud inimene, kes võitleb Eesti demokraatia eest. Kui venelased 39. aastal, 40. aastal Eesti üle võtsid, siis läksid Kruus ja Semper punastega kaasa. Mis motiividel nad seda tegid, seda ei tea tänapäevani keegi. Semper vist oli päris punane. Kruusi kohta ei tea keegi midagi. Kas ta läks nii-öelda päästa, mis päästma annab, või oli tal see omaaegne sotsiaalrevolutsionääride liikumine veel nii palju veres. Suits põgenes Rootsi ja Suits on siis jäänud truuks nii-öelda kodanikule Eestile. Vahepeal oli põranda all edasi tegutsenud Eesti rahvaesindus, maanõukogu ja maanõukogu organisatsioonid. Vahepeal olid astutud ühendusse inglastega, Poska oli välismaal, Seljamaa oli välismaal ja oli inglaste poolt saadud de facto tunnustus Eesti sellele faktile, et Eesti maanõukogu on Eestimaal kõrgemaks võimuks.
See on jällegi teistmoodi kui praegu. Praegu me kirjutame märgukirju ja teeme demonstratsioonikesi küll Washingtonis, küll Londonis, keegi meid ei kuule, aga tookord oli sel asjal mõju. Ja Martna oli siis teistega koos välismaal Eestile propagandat tegemas. Kõik erakonnad peale sotsiaalrevolutsionäärid olid nüüd otsustanud iseseisvus välja kuulutada. Selleks moodustati päästekomitee, sellest me oleme kõik kuulnud täienduskoolis või mujal, 3 meest, Päts, Koonik ja Jüri Vilms. Neile tehti ülesandeks iseseisvuse manifest koostada ja iseseisvus Eestis välja kuulutada. Vahepeal olid Saksa väed lõunast edasi tungid ja otsaga Lõuna-Eestisse jõudnud, Haapsalusse ja Valka ja Viljandisse. Venelased, või tähendab Vene kommunistid, valitsesid poolt Eestit, sakslased olid teiselt poolt peale tulemas. Ja Poska, Päts ja Vilms hakkasid välja kuulutama Eesti iseseisvust. Seda tehti ühel päeval, kui venelased olid praktiliselt linnast läinud. Sadamas olid veel Vene sõjalaevad ja Vene madrusse. Sakslased olid läänest linnale tulnud ligidale kuni Pääsküla jaamani, mis on 20 kilomeetrit Tallinnast. Niuke kitsas ribakene oli 2 okupatsiooni vahel 24. veebruaril. Ja sellel 24. veebruaril kuulutati formaalselt välja Eesti iseseisvus. Kuulutati Eesti iseseisvaks riigiks. Ajalooraamatus seisab veel ilusti samal ajal, kui Eesti väed hoidsid Tallinna kesklinna. Need Eesti väed olid üks pool rügementi, mis seal väljaõpetamisel oli olnud, kes siis pool päeva ringi marssisid leppudega ja orkestritega. Üks päev oli Eesti Vabariik ja õieti pool päeva. Järgmisel päeval tulid sakslased sisse, saatsid terve selle Krempli laiali ja võtsid kõik üle. See on omast kost kurb. See on, nagu näete, juba teist korda, kus Eesti iseseisvus kuulutatakse välja ilma, et tegeliku võimu oleks. Enne olid punased peksid laiali, nüüd sakslased tulevad peksavad laiali. Aga paistab, et nendel meestel neid mehi see ei kohutanud. Ja iseseisvuse manifest kirjutati maailmatu vägev ja kõla. See on üks asi, millest eestlastel kunagi pole puudust olnud. See on suurejooneline sõnade kasutamine rahvuslikus seoses. See on meil pagulisse kaasa võetud, see on alati niisugusel kujul olnud. Ja siis kirjutati kokku nii vägev manifest, nagu seda enne ei olnud keegi kuulnud ega näinud. Selle algus käib niimoodi, te olete enne kuulnud, aga kuulame veel ükskord. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud aja salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eestis tuleb aeg, mil kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma ja Eesti põlve uueks looma. Nüüd on see aeg käes. No, see aeg oli niisugune, et neid oli pool Tallinna kesklinna, kui Kalev koju tuli. Sakslased olid ühel pool ja venelased olid teisel pool. Ja kokku kestis see Kalevi valitsemine Tallinnas vist, nojah, ütleme pool päeva kuni 1 päev ja siis sakslased lämmatasid terve selle asja ära. See ei olnud mitte nii, et rahvas oleks spontaanselt nüüd 24. veebruaril raputanud endalt võõra ikka. See oli paljude poliitikute läbi kaalutud otsus, et see on praegu kõige õigem samm, mida meie saaksime ette võtta. Miks pärast see iseseisvus välja kuulutati? Selle kohta on nüüd mitu nii-öelda müüti tekkinud tagantjärele. Üks müüt on see, mida ma nimetaksin see täienduskooli müüt, mis tõesti ütleb, et rahvas tõusis püsti ja raputas endast võõra ikka ja ütles 700 aastat oleme aganaid söönud, aga nüüd lähme puhta leiva peale. Teine müüt on niisugune, et Eesti poliitikud olid niimoodi ummikusse aetud, et neil ei jäänud mitte midagi muud üle. Ainuke asi, mis me veel teha saime, oli iseseisvus välja kuulutada. Sest Saksa militarismiga ei saanud koos töötada ja Vene punastega ammugi ei saa. No mis sul siis üle jääb? Ei olnudki kanged mehed, lihtsalt olid niisuguse auku aetud, kus nad siis lõpuks ütlesid, no oleme siis iseseisvad. Iseseisvust teil ka ei ole. Aga
mõte on see, et neil meestel oli julgust. Kui te loete neid mälestusi tollest ajast või tagantjärele, see on täiesti ilmne, et nemad uskusid, et see aeg nüüd tuleb ja selles mõttes peab neile au andma. Nemad kuulutasid selle vabariigi välja kindlas lootuses ja usus, et nüüd tõesti on see pöördepunkt kätte jõudnud ja et Eestimaa varem või hiljem saab tõesti iseseisvaks. Niisugune oli siis see 24. veebruar, mida meie nüüd pühitseme juba siin üle 50 aasta, mida me nimetame Eesti Vabariigi aastapäevaks. Selle kohta on ilusad maalid olemas, kuidas 3 meest seisab rõdul ja loevad pidulikult ette seda manifesti kõikidele Eestimaa rahvastele, kuidas Kalev on koju jõudnud ja nii edasi. Tegelikult inimesed ei teadnudki sellest asjast, tooga polnud raadiot ega polnud telefoni, ajalehed ka ei liikunud. See oli võrdlemisi vaikne omaette asi, aga ta oli oluline. Ja nagu ma ütlen, need mehed olid omast kohast julged mehed ja kõige rohkem au peab andma minu arvates sotsialistidele, et nad tookord Eesti rahvuslastega kaasa tulid. Sellega on nii-öelda minu raheloengu esimene osa läbi ja ma hakkan peale, kuna aega üle on, lähme siit veel natukene edasi ja vaatame, mis siis edasi sai selle Eesti iseseisvusega. Sakslased vallutasid maa. Saksa okupatsioon tookord 1918 oli väga ränk ja väga ebapopulaarne. Sakslastega töötasid koos peamiselt ainult kohalikud Eesti sakslased. Saksa ülemkiht, see niinimetatud Saksa aadel. Eesti rahvas oli neist eemale tõrjutud. Sakslased valitsesid suurelt osalt seintele kleebitud plakatite kaudu, kus oli kirjutatud Ich befehle und ich verbiete. Mina luban ja mina keelan. Saksa kindralite või kolonelide allkirjadega. Rahval ei olnud mitte midagi ütelda ja nii palju kui Saksa sõjavägi üldse kellegiga koos töötas ta siis koos selle väikese Eesti-Saksa vähemusega. Nagu te kõik teate, sakslased kaotasid esimese maailmasõja. Novembris 1918 oli Saksa militarismil toss välja pekstud. Läänerinne oli kokku varisenud ja sakslased hakkasid samm-sammult Eestist lahkuma. Ja nüüd oli siis tõesti see tõepunkt käes, kus nagu ameeriklased ütlevad, mehed eraldatakse poisikestest. Sakslased lähevad välja, Narva alt tulevad Vene punased peale. Mis me siis nüüd teeme või me ei tee mitte kui midagi? See oli juba praktiline küsimus, see ei olnud enam ideoloogia küsimus, see ei olnud ka mitte retoorika küsimus. See oli küsimus, kui nüüd terve Venemaa on punane ja terve Venemaa hakkab Eestile sealt kaela vajuma, kas meie oma pisikese 1 miljoniga saame vastu hakata või mitte. Üldmeeleolu rahva hulgas oli niisugune, et ei jõua. Sõda on kestnud juba niikuinii 3 aastat ja inimesed on väsinud ja tüdinud. Eestimaa valitsusest eestlaste poolt keegi midagi kunagi kuulnud. Ja nüüd siis see uus Eestimaa valitsus tahab üksipäini Venemaa vastu sõdima. Sellele ei oldud otseselt vastu, aga suur passiivsus oli inimeste hulgas ja väga suurelt osalt ka otsene vaenulikkus. Seda on ilukirjanduslikult peegeldanud väga ilusti kirjanik Albert Kivikas oma romaanis nimed Marmortahvlil esimene osa. Sellest esimene 1/3 kirjeldab meeleolusid rahva hulgas sellel momendil, tööliskonna hulgas ja vaesemate inimeste hulgas. Ja ei olnud mingit vaimustust tookord venelaste vastu minna. See on ka täienduskoolide müüt, mis on nüüd tagantjärgi üles punnitud. Isegi Eesti koolides seda muide niisugusel kujul ei õpetatud. Mina õppisin Eesti ajalugu Eesti koolis ja esitati see asi täitsa nii, nagu ta oli. Kuulutati välja Eesti kuulutati välja Eesti vabatahtlikute mobilisatsioon, kokku tuli 800 meest. See, et me tookord vastu hakkasime, selle ole... Ja nii oli see ka selle vabadussõja alguse olukorras. Tuli kokku ajutine valitsus, peaminister oli Konstantin Päts
arutati asja niipidi ja teistpidi, et kuidas me ikka jõuame ja relvi ei ole ja mehi ei ole ja rahvas on sõjas tüdinud. Ja siis Päts tegi selle ajaloolise otsuse ise, et me ei asu mitte mingisugusesse koostöösse punastega. Ja teised võtsid selle omaks ja sellega oli asi põhimõtteliselt otsustatud. 28. novembril oli esimene lahing Narval, kus Eesti Vabariik, kes oli ainult paar päeva vana, kel mingit organisatsiooni ei olnud, oli vastamisi seatud Vene nii-öelda massidega, kommunistlike massidega, kes hakkasid Eestisse tulema ja uuesti Eesti iseseisvust lämmatama. Narva all oli meil vastas õieti 1,5 rügementi, umbes 200 kuni 300 meest. See oli üks rügement, mis seal oli olnud varemini juba väljaõppel. Selle rügemendi ülem oli kolonel Seiman ja terve rinde ülemaks ja ühtlasi diviisi ülemaks oli kindral Jaan Tõnisson. Kindral Aleksander Tõnisson, palun vabandust. Need esimesed 2 suurt nime, kes selle suure otsuse tegid vastu hakata, oli Päts ja kindral Aleksander Tõnisson. Need ükskõik, sõduri keeles öeldakse saagu või sitta, me ei hakkama vastu. Peeti maha lahing 28. novembril ja selle lahingu jooksul sakslased töötasid veel osalt meiega kaasa, aga sellele vaatamata me kaotasime ja sakslased ja venelased hakkasid edasi tungima Tallinna poole. Venelasi oli umbes 3 kuni 4 tuhat meest meie 3 kuni 400 mehe vastu. Ja nii algas, nagu keegi on ütelnud, Eesti rahva Kolgata tee Narvast Tallinnasse, kus pisikesed organiseerimata Eesti salgakesed püüdsid meelehoidlikult kinni pidada nüüd sellest piirist ja venelasi tagasi hoida ja venelased trügisid ja trügisid ja trügisid edasi. Samm-sammult taganeti ja võideldi. Ja välja arvatud vist nendel üksikutel meestel, kes seal ees oli rahval vähe usku, et sest asjast midagi tuleb. Umbes samal ajal jõudis Tallinnasse Venemaalt mees, kelle nimi oli Johan Laidoner. Tema oli noorem polkovnik, see tähendab podpolkovnik, inglise keeles lieutenant colonel, väga väike mees suhteliselt, 31 aastat vana. Temal oli Eesti sõjaväelaste ja poliitikute juures meeletu reputatsioon. Tema oli olnud Vene kindralstaabis nii-öelda geeniusena tööl ja teised sõjaväelased, kes temast vanemad olid, nagu Tõnisson ja Põder, aktsepteerisid Laidoneri kui sõjavägede ülemjuhataja ilma igasuguse diskussioonita. Laidoner tuli Venemaalt Eestisse läbi Soome siis, kui vabadussõja algus juba käes. Tema oli näinud seda Venemaa olukorda, ta oli näinud, kui kehvad need sõjaväed on, kui kehv see meeleolu on, kui kehv nende relvastus on. Ja tema tõi ühe uue elemendi Eestisse, mida paljudel tookord ei olnud. See oli kindel veendumus, et seekord on meil praktiliselt võimalik nad tagasi lüüa. Mitte mingisuguste suurte sõnadega või kõlavate paroolidega, aga tema kui Antwerp, tema kui sõjaväelane leiab, et neid Vene pandesid, kes praegu tulevad, on võimalik tagasi lüüa, kui me ennast küllaldaselt organiseerime. Mida ta kõige rohkem kartis, oli see, et Vene laevastik võiks tulla Tallinnasse või Põhja-Eestisse ja teha dessandi meie sõjaväe selja taha ja siis ei ole neile absoluutselt kedagi vastu saata, sest viimane kui mees on eesrindel. Et seda vältida, sõitis Laidoner ise ühel pisikesel vanal puksiirlaeval, see on tugboat. Nii järgmine päev peale seda, kui ta Eestisse oli jõudnud, sõitis tema Liibavisse. Liibavis oli tookord Inglise laevast. Seda on pealtnägijate poolt kirjeldatud, kuidas see pisikene pika korstnaga must ja nõgine Eesti vedurlaev siis sõitis suure Inglise läikiva ristleja kõrvale. Laidoner ronis treppi mööda üles ja hakkas Inglise admiraliga rääkima. Ja rääkis Inglise admiralile haugu pähe, et see laevastik on vaja tuua Tallinnas. Sest see laevastik oli seal selleks, et kommunistide vastu võidelda. Nad olid ükskord juba proovinud Tallinnasse tulla, aga üks laev oli läinud miini otsa ja nad olid ümber pööranud ja tagasi sõitnud.
Ja see väljendus, mida eestlaste poolt kasutati, oli siis niisugune, et kas siis Inglise maailmariik muudab oma poliitikad ühe kerge ristleja pärast. Kas see otsustav oli või mitte, seda ma ei tea. 10. detsembril jõudis Inglise laevastik Tallinnasse. Eesti lootsid olid neil muude kaasas, kes teadsid ja juhtisid, kuidas seda praktilist sõitu kõige parem teha. 27. detsembril jõudis Tallinna alla see meeletult kardetud Vene laevastik, kes tahtis dessantsi teha meie sõdurite selja taha. Inglased pidasid Tallinna reidil merelahingu Vene ristlejatega. Venelastel ei olnud mingit erilist võitlusvaimu ega vist osavustki. Inglased võitsid selle merelahingu kergesti ja said 2 Vene sõjalaeva praktiliselt purustamata enda kätt. Ja kinkisid siis need 2 sõjalaeva Eesti Vabariigile. Nii et niimoodi oli Eesti Vabariigil sõjalaevastik, enne kui meil üldse sõjavägi õieti olemas. Need sõjalaevad pandi vahetult kohe tööle Eesti iseseisvuse kasuks, aga meil oli hädasi. Sellele on tähelepanu juhtis üks meie kolleegidest paari aasta eest. Olukord oli nihuke, et meil ei olnud madrusseid endal sõjalaevade peale panna. Seal peavad õppinud inimesed olema, kes oskavad neid suurtüdükke ümber käia ja kes oskavad nende eriliste masinatega ümber käia. Meil polnud ka mitte kapten. Kaugesõidu kapten Pitka, kes oli tavaline tsiviilmereväelane, pandi selle Pastroika ülemaks. Ja venelased jäeti laevade peale alles ja meie mehed pandi püstolitega venelaste selja taha. Ja muide, see asi tehti kõik nii ja venelastele anti võimalus valida, et nad tegid seda vabatahtlikult. See võimalus oli see, et kas lastakse kohe maha või tulete eestlastega kaasa. Ja niimoodi venelased vabatahtlikult tegutsesid eestlastega koos. 6. jaanuaril sõitis see laevastiku vastu Läänemerele venelaste vastu. Vahepeal oli idarindel edasi käidud seda Kolgata teed ühest linnakesest teise, Tallinna poole, nagu nöör ümber kaela, kas see vabariik jääb elama või ei jää elama. Ja see on see koht, kus ma tahaksin täna katkestada ja järgmine kord vaatame, kuidas sealt asjad edasi läksid. Nii, täname siis Heinot, kus iganes ta parajasti on. Ja kohe Andres Kasekamp kommenteerib sellele, aga teile avaneb võimalus ise kommenteerida ja küsida kas chati kaudu või raise hand'i kaudu kas selle loengule või Andrese kommentaaridele. Palun, Andres. Aitäh, Käbi. Jah, ma ei kavatse nüüd teist loengut pidada, vaid lihtsalt juhtida sisse meie arutelu ja võib-olla vastata küsimustele, mis tekkisid Heino loengu ajal. Muidugi ma võiksin oma poolt kõiksugused detailidega seda täiendada, aga ma usun, et tunniajane loeng on olnud inimestele piisav. Esiteks ma ütlen, et mul on rõõm olla tagasi Metsa ülikoolis üle väga pika aja ja see on jäänud tänu COVID-ile, sest ma olen kõik augustikuud, kõik suved viimased 20 aastat olnud Eestis, aga tänu COVID-ile olen ma Torontos teiega. Esimene kord, kui ma käisin Metsa ülikoolis aasta 87, oli mul võimalus kuulda Heinot loengut pidamas ja see jättis mulle ka väga sügavat muljet, nii et mul on eriti hea meel, et mind kutsuti kommenteerima tema loengut, mis oli muidugi väga ladus ja selge ja rahvapärane ja see oligi nagu tema missioon, et edasi anda lihtsustatult, aga tõetruult Eesti ajalugu ja selle õppetunnid järgmise põlvkonnale. Nii, mida siis sellest loengust, mul on siin võib-olla mingi 10 minutit rääkida ainult, et mis on võib-olla kõige märkimisväärsed
suuremad väited või argumendid või punktid, mida Heino tõi välja. Võib-olla see esimene oli, et Heino püüdis alati neid müüte dekonstrukteerida. Ehk siis see on, mida üldiselt ajaloolased püüvadki teha, et on selline, ütleme, üldtuntud, populariseeritud arusaam ajaloost, mis nagu selline ajaloo suur narratiiv, mis valitseb rahva seas, mis võib-olla inimesed õpivad koolis, aga siis on, kuidas need sündmused, nii öelda, tegelikult olid või kuidas nad kajastavad arhiivi dokumentide kaudu ja Heino püüdis tänuväärselt siis lammutada osa nendest müütidest. Ja üks võib-olla kõige suurem neist on muidugi, et tagant järgi või tagasi vaadates on alati tundnud, et Eesti iseseisvuse väljakuulutamine oli loogiliselt arengu kulminatsioon. Ehk siis oli rahvuslik ärkamine 19. sajandil ja rahvuslik liikumine sihikindlalt töötas iseseisvumise poole, mis siis kuulutati välja 24. veebruaril 1918. Aga nagu ilmus, või Heino tõi väga selgelt välja, tegelikult olid väga segased ajad. 1917 oli tohutult segane. See, mida inimesed arvasid 1917. aasta algul ja mis nad arvasid ja mis nende seisukohad olid selle sama aasta lõpuks, olid väga erinevad. Ja oleks nende sama inimestele olnud suureks üllatuseks, et kuivõrd kiiresti nende seisukohad, poliitilised seisukohad on muutunud. Muidugi tuli kõikidele üllatuseks, et Vene impeerium, või mitte Vene impeerium, aga esiteks autokraatlik režiim, tsaari võim, varises niivõrd äkitselt kokku ja avanes siis võimalus viia läbi revolutsioonilised muutused Venemaal, mida siis, nagu Heino loengus oli väga selgelt välja toodud, vähemusrahvad Vene impeeriumis, eeskätt siis eestlased, haarasid kinni sellest võimalusest ja püüdsid siis endale välja võita autonoomiat. Ja just nimelt autonoomiat, ehk siis 17. aasta esimesel poolel jutt ei olnud üldse iseseisvumisest. Iseseisvus tuleb alles, või see üldine hoiak, et iseseisvus on see, mida me taotleme, alles sügisel, hilissügisel 1917. Aga kevadel 1917 oli ikka selline üldine hoiak, et Venemaa demokratiseerub, Venemaa muutub selliseks föderatsiooniks ja vabal Eestil on koht osana vaba Vene föderatsioonist. Aga nagu loengus tuli ka selgelt välja, nagu kõik teame ka, et oli 2 Vene revolutsiooni. 1. veebruaris, kus tsaarivõim lagunes, aga teine, mis nagu nimetakse, eks ole, suureks oktoobri revolutsiooniks, oli tegelikult siis enamlaste ehk bolševikide ehk kommunistide võimu haaramine, mis tõmbas kriipsu peale selle demokraatia eksperimendile Venemaal. Ja sellest hetkest muidugi tõusis esile see, nagu Heino kenasti tõi esile, selline uus mõtlemine Eesti erakondade ja poliitiliste juhtide seas, et võtame selle uue suuna iseseisvuse poole. Nii et kui mõelda selle peale, et mis viis või mis ajendas seda iseseisvuse väljakuulutamist 24. veebruaril 1918, siis ma ütleks, et seal oli 3 suurt tegurit. See nagu kronoloogiliselt, et esimene oli see soov vältida Saksa okupatsiooni, et 17. aasta suvel Saksa väed hõivasid Riia linna ja liikusid põhja poole, oli näha, et nad suunduvad Eesti poole ja taheti iga hinna eest, kui mitte vältida
Saksa okupatsiooni, siis vähemalt mitte sellele mingit legitiimsust osutada. Ehk siis iseseisvuse väljakuulutamisega selgelt öelda, et eestlaste tahe on midagi muud kui sakslaste oma. Nii et selles mõttes Heino tõstis esile, et mingil määral need Eesti poliitilised juhid olid sundkäigu ees või nad tegid hädakäigu iseseisvuse väljakuulutamisega, sest teine oluline tegur oli see, et enamlased haarasid võimu Peterburis ja võim läks üle neile ka Tallinnas Viktor Kingisepa kaudu siis novembris 1917. Nii et kaks suurt, Eesti nagu alati on kahe selle alase ja haamri vahel, selle Saksa ja venelaste, antud juhul siis enamlaste vahel ja püüdsid sellest pääseda. Et ühest küljest, et vältida seda Saksa okupatsiooni, mis oli tulemas ja teisest küljest, kui enamlased haarasid võimu, siis oli selge, et Venemaa kaldub varsti kodusõtta, verisesse kodusõtta, mida iga hinna eest eestlased tahaksid vältida. Ehk siis, nagu Heino ütles, eestlased püüdsid siis lahkuda uppuvast laevast, mis oli siis enamlaste all Venemaa. Ja võib-olla see kolmas tegur, mis viis iseseisvuse väljakuulutamise, oli see julgustav eeskuju Soome puhul. Ehk siis 6. detsembril 1917 siis Soome oli esimene nendest Venemaa osadest, kes kuulutas välja iseseisvust ja nagu Heino mainis, Eesti sotside juht Mihkel Martna käis Soomes, Soome eeskuju, eestlased jälgisid, Konstantin Päts ka oli alati, vaatas põhja poole ja nagu me teame, Konstantin Päts ka unistas Eesti ja Soome ühisriigist. Nii et see Soome eeskuju oli väga oluline ja julgustav. See kolmas tegur, mis tõi siis selle iseseisvuse väljakuulutamise välja. See oli 24. veebruaril ametlikult, aga juba novembris siis 1917 maapäev ju kuulutas ennast kõige kõrgemaks võimuks Eestimaa pinnal. Just siis, kui nad pidid ise põrada alla minema, sest enamlased olid võimu üle võtnud. Ma olen varsti juba oma 10 minutit vist täis rääkinud. Las ma toon mõned veel olulised punktid välja, et kui liikuda siit edasi iseseisvuse väljakuulutamisest, siis kuidas siis seda kätte võideldi. Heino alustas sellega ja tal oli muidugi Metsaülikoolis teine loeng, kus ta jätkas sellest, mis ta täna rääkis. Aga siin on muidugi väga oluline arutada, kas olid pigem ja see võiks olla üks meie arutelu teema, et kas olid sellised välistegurid või sisetegurid olulisemad. Ehk siis kas sellised suured geopoliitilised muutused, mis toimusid, Vene impeeriumi lagunemine ja siis selle järgi Saksa impeeriumi lagunemine, kui sakslased kaotasid esimese maailmasõja ja siis, nagu Heino mainis, brittide poolt Eesti maavalitsuse de facto tunnustamine, mis ei olnud muidugi, ei tähendanud sugugi mitte seda, et britid oleks tahtnud näha iseseisvat riiki Läänemere idakaldal, kaugeltki mitte. See oli puhtalt Saksa vastane käik, ehk siis mitte legitiimsust anda Saksa okupatsioonile. Ja kui vaadata ka seda edukat vabadussõda, mille lõpuni Heino ei jõudnud selles loengus, siis muidugi see välisabi, mis oli oluline. Heino lõpetaski Briti laevastiku olulisest rollist ja jällegi see laevastik ei olnud seal, et eestlasi abistada,
vaid blokeerida see vana strateegia, mis Briti impeerium on kasutanud korduvalt, ehk siis, kui on sõda Euroopa mandril, siis blokeerida oma mereväega vaenlase territooriumit. Seda nad asusid tegema Soome lahel, Balti merel, Vene enamlaste suhtes, kelle pealinn tol ajal ei olnud ju Moskva, vaid Petrograd ehk Peterburi. Ja siis võib-olla, kus viimane küsimus, mis Heino jättis õhku seal, et kuidas ta rõhutas seda, et tegelikult ju väljavaated olid vabadussõja algul väga nigelad. Ehk siis olid vähesed, kes uskusid. Ja ta mainis muidugi nimed Marmor tahvlil, mis ei olnud veel filmiks vändatud, aga seal on seda väga hästi näha, et olid ainult üksikud, kes läksid vaimustusega suurema vaenlase vastu. Aga üks tegur, mida Heino ei jõudnud ära mainida, on kindlasti see, et ei olnud ainult isamaalisus, vaid see, et Eesti ajutine valitsus lubas ka kõikidele, kes läksid sõtta Eesti iseseisvuse eest maad. Ehk siis kõige suurem küsimus üldse 19. sajandil enne esimest maailmasõda ja üldse Eesti poliitikas oli maa küsimus. Maa oli olnud kuni selle ajani valdavalt Balti-Saksa mõisnike käes. Ja Eesti talurahvas oli enamasti maata. Nii et see talumaa ümberjaotamine, esiteks Balti-Sakslastelt äravõtmine ja siis selle ümberjaotamine talurahvas ja hulka oli see üks väga oluline motivatsioon, mida Heino jättis mainimata. Nii et sellega ma tahtsin lihtsalt täiendada seda suurepärast loengut, mida me just kuulsime ja hea meelega vastaksin küsimused nii palju, kui ma oskan ja võime spekuleerida muu asjade üle ka. Nii, parajasti ma ei näe siin küsimusi. Chatis on natukene juttuajamist, aga need ei ole otsesed küsimused. Ei, ma näen küll, et Veiko on siin küsinud, kas on seisukohti Eesti tollaste juhtide ja juhtivate tegelaste osas, milles Susi kirjeldushinnang erineb praeguses konsensuses Eestis või su enda hinnangust. Et väga hea küsimus, Veiko. Et muidugi Pätsi enda roll on ju olnud selline, mis on väga keskne ja mis vahetevahel rõhutakse rohkem, tõstetakse rohkem esile ja mõnikord vähem. Et Päts on muidugi 30 aastate Eestis, Päts oli see loomulikult kõige tähtsam ja Laidoner ka, kui nad olid võimul vaikival ajastul Eestis 30-tel. Viimastel aastatel muidugi Pätsi kohta, mitte tema rollist siis, vaid tema rolli tõttu 39. ja 40. aastal on ümberhinnatud ja on olnud, olete kindlasti kuulnud, lugenud, on olnud mitmed debatid Eesti avalikkuses, kas rajada Konstantin Pätsule monumendi Tallinnas ja kui seda teha, milline see peaks olema, kus peaks asuma ja nii edasi. Aga võib-olla jah, et otseselt vastades Veiko küsimusele, et need hinnangud tollaste juhtidele, see, mis Heino rõhutas ja mis oli ka väga huvitav kuulda selles loengus, oli meile ajalooliselt, ta rääkis siin 40 aastat tagasi, kuidas pagulasühiskond nägi Eesti ajalugu ja käsitles Eesti ajalugu ja ta just tahtis rõhutada, et sotsidel, vasakpoolsetel oli väga oluline roll Eesti iseseisvumises, mis tol ajal heideti kõrvale. See ei mahtunud nii hästi sinna rahvuslikku raamistikku. Aga see on kindlasti tõsi.
et tolleaegsed meeleolud 17. aastal olidki valdavalt revolutsioonilised ja vasakpoolsed. Ehk kõik ei olnud marksistid ja mõned olid äärmuslikumad kui teised, muidugi enamlased ehk bolševikid olid kõige äärmuslikud, aga need, kes siis hiljem, kellest said sotsiaaldemokraadid, olid väga määravad. Ja tegelikult see Eesti Vabariik, mis kujunes pärast vabadussõda, oligi väga palju sotsiaaldemokraatide nägu kuni 30. aastateni, kui Päts kujundas võimu ümber Eestis. Aga need esimesed valimised, Asutava Kogu valimised, milleni Heino ei jõudnud 19. aastal, vasakpoolsed domineerisid. Sotsiaaldemokraadid, Tööerakond ja Asutav Kogu oli ju see, kes koostas Eesti esimese põhiseaduse, mis oli väga eesrindlik, progressiivne, demokraatlik ja see oli ka sotside nägu, see väga nõrk, see olematu presidendiamet ja väga tugev rahvaesindus Riigikogu näol oligi ka kantud sellest filosoofiast, et ei tohiks nagu anda tugevat võimu ühele isikule, mida võiks meeles pidada nüüd, kui me diskuteerime, eks ole, Eesti järgmise presidendi valimist. Selle 17. aasta pärand, mis tuli sotsialistidest. Ja teine suur asi, mis Asutav Kogu tegi 19. aastal, ja ma juba natuke vihjasin sellele, oli muidugi maareform. Ja maareformi otsus ja seadus tehti, kui vabadussõda veel käis. Ja enne, kui põhiseadus üldse võeti vastu, mis näitab, kuivõrd tähtis ja oluline see oli ja kuivõrd seda oodati rahva poolt ja eriti ründemeeste poolt. Ja see maareform oli ka väga sellesama sotsiaaldemokraatliku seisukohtade kohane. Mitte selline, Päts vaidles sellele vastu näiteks. Pätsu jaoks oli liiga vasakpoolne see maareform, aga maareform oli tohutult populaarne Eesti talurahva seas ja ma ütleks, et see rajas aluse eduka Eesti Vabariigi jaoks. Ja muidugi see oli oluline, et enamlased olid nagu veelgi äärmuslikumad seisukohal, et nemad oli ka selle poolt, et võtta kõik maa ära Balti-Saksa mõisnikelt, ent nemad tahtsid seda maad mitte jagada individuaalselt talupoegadele, vaid panna talupojad ühiselt ehk siis kollektiivselt seda maad harima. Aga Eesti talupoegade suur unistus, mis neid ka motiveeris vabadussõjas, oli, et neil oleks oma talu, oma perekonna omandis. See oli see suur unistus, mis sai täide selle riigi, mis käis käsikäes riigi loomisega. Nii, veel küsimusi? Sina nägid neid rohkem kui mina parajasti ei näe neid. Nii et võib-olla tõmbame... Oota, siin on, ma arvan, kes on, keegi on küsinud, kas Solženitsini ja Susi seost on juba räägitud. See on inimene, kes teab seda vastust, aga sissejuhatuses ei mainitud seda, et Solženitsin, eks ole, Nobeli kirjanduse auhinna võitja, kes kirjutas Gulagi Archipelago, ehk siis Vene vangilaagri, Nõukogude vangilaagri süsteemi suur kroonika ja Toomas mainis juba sissejuhatuses, et Heino Susi isa oli kongi naaber, ehk siis nad istusid koos samas vangilaagris, said headeks tuttavateks ja tõepoolest Solženitsini raamatutes on Susi mitmel korral hästi mainitud, aga Toomas kõik mainis ka seda, aga mis on veel lisahuvitav fakt,
on seesama Gulag ja Archipelago. Osaliselt Solženitsõn kirjutas seda, kui ta puhkas suvilas Elva kandis 50. lõpul, 60. algul Eestis. Ehk siis Solženitsõnil oli kergem ja vabam tegutseda Nõukogude Eestis kui Venemaal tol hetkel. Ja tema vana siis laagrikaaslase juures sai ta rahumeelselt, rahulikult kirjutada oma suurteost. Kas sa näed veel midagi, millele sa tahad vastata või on kas keegi teab, kas Susi raamatud on inglise keelde tõlgitud? Minu teada mitte. Minu teada ka mitte. Ja siis on veel juttu sellest, et kes võiks ja nõnda edasi, ka seda me teeme seda offline, seda juttu. Nii et kui ei ole enam küsimusi, chat või raise hand, näidake ennast ja kui ei ole, siis täname väga Andres selles asjus ja me teame, et sellest ajastus võib meeletult pikalt rääkida. Aga mida Susi tegi, oli ta tõmbas kõik need pöörid kokku. Ja kui meil on veel selle virtuaalse Metsaülikooli raames mitu Susi loengut ka pakutud, nii et kui see teile meeldis, ta jätkab just sel samal aastal siis edasi sellest, kuidas vabadussõda kulges, ka jälle tema maheda häälega nii mõnus kuulda. Ja nüüd aitäh, Andres, ja ma tuletan teile meelde, et järgmine Metsaülikooli virtuaalne tegevus on homme keskpäeval Toronto ajal ja siis kell 7 õhtul oleks ta Eesti ajal. Ja siis on meil paneel, mis koosneb inimestest, kes on erinevatel aegadel Eestisse ümber asunud. Tähendab siit Kanadast, enamik Torontost on need inimesed. Tunnete nimesid nagu Riho Maimets, Liina Kindlam, Lembi Tork ja siis Vancouverist on Silvi Soide, ma ei mäleta. Nii et homme tulge jälle ja kuulame jälle. Aitäh!